tere taas kõik vaatajad, Kristjan Kümme taas kord siin ja nagu te näha võite, siis täna on järjekordne unboximine. See on juba 5. või 6. järjest. Aga teeme veel ühe ja siis teeme veel ühe ja siis võib-olla teeme veel ühe. Nii et põhimõtteliselt 2 tükki võib-olla tuleb veel ja üks suurem tuleb ka veel, aga see tuleb alles järgmise kuu keskpaigas. Aga asume kõigepealt selle unboximise juurde. Vaatame, millega me saaksime selle näiteks täna lahti võtta. Ehk nende kääridega. Siin sees on kõlarid. Ma ütlen kohe, mis mark ja mis firma nad peaks olema, kuid Creative Inspire 4.1 4400 kõlarit peaks siin olema. Nii, nagu näha võite, siis on ta pakitud kilekotti ja peame selle asja natuke kõrgemale tõstma, sest muidu te ei näe suurt mitte midagi. Nii on parem. Ehk. Jah, niimoodi on tunduvalt parem. Kilekott on veel teibiga kokku tõmmatud. Tuleb välja, et mu käärid ei lõika seda, jah. Ma lõikavad ikka. Tundub nagu kingakarbi moodi olevat. Hind on... hind ei ole peal. Lihtsalt mingi number. Karp on veel omakorda kinni teibitud korralikult. Selle jaoks on juba nuga vaja, ma arvan. Kui ma selle leiaks ka kuskilt. Need on natukene paremad kõlarid kui need, mis ma eelmine kord karbist välja võtsin, nii et loodame, et nende kvaliteet on ka parem. Mine tea. Ja siin ta ongi. Tada! Päris normaalne tundub. Käsi sügeleb veel. Nii. Siin on meie... Kõigepealt võtan välja passkõlari, mis on selline. Esipaneel käib küljestele. Nagu näha võite, Creative. Ja siis on selline passkõlar. See on umbes sama suurusega nagu too eelmine. Natukene tolmune on. Tahab kindlasti puhastamist. See ei ole väga suur luge. Nii. Jalad on kuhugi kaduma läinud, aga need saab asendada. Creative Labs Ink. Vaatame tagapaneeliga üle. Nii, meil on 12 volti sisend, adapter, vool sisse. Nii, meil on eesmised kõlarid, vasak ja parem ja tagumised kõlarid, vasak ja parem. Tagumiste kõlarite sisend ja eesmiste kõlarite sisend. Bassinupp, mis on samasugune nagu tollel eelmisel. Ja te vist ei näinud, kui ma ütlesin, et
adapteri sisend, kõlarid, eesmised ja tagumised ja kõlarite sisendid, tagumised ja esimesed. Siis on meil volüümi kontroll nupp ja bassi nupp. Tundub normaalne. Paneme kokku ja siis vaatame, milline ta on. Siin on üks satelliitkõlaritest. Neid on kokku 4. Neil ka peaks esipaneelid küljest ära käima. Või esivõrad. Aga ma ei tea hetkel täpselt kuidas. Aga ühendused, nendel on RCA-d. Jällegi, nagu eelmiselgi. Nii. Siin on teine kõlar. Nii. Siin on kolmas kõlar. Vist vähe kasutatud. Sest juhegi on kinni teibitud. Siin on kolmas kõlar. Või tähendab 4. kõlar. Nii et kokku 4 kõlarit. Ja siin on volüümi nupp. Mõnusalt suur. Power nupp on sisse ehitatud. Nii. Siin on see ots, mis läheb basskõlarisse. Ja siin on meie 3,5 tolliste helikaablite otsad ka. Pikendus. Ja muidugi on meil power adapter ka siin olemas. See on 12 volti, 2,9 amprit. Nii, aga nüüd ei jäägi muud üle, kui paneme ta kokku ja vaatame, kuidas ta kõlab. Nii, ja olemegi tagasi ja nagu te näha võite, siis kõlarid on üles seatud. Ma võtsin esivõre hetkel eest ära, aga selle võib tagasi ka panna. Just ega siin midagi väga huvitavat ei ole, niimoodi näeb ta veits parem välja. Meil on 2 paari kõlarid, tagumised ja eesmised. Nii, meil on power nupp. Meil on õnneks üks juhe. Siin on üks roheline leeke. Nii, aga ma panen ühe oma lugudest peale ja vaatame, kuidas ta kõlab. Oi jah, kell on 9:19 hommikul. See on test number 1. Bass kõige madalamas asendis. Bass umbes keskel. Bass põhjas.
võtame ühe teise looga. Ma ei teagi täpselt, millist lugu võtta praegu. Ehk sobib see. Aga täna vaatamast, mina olen Kristjan Küma ja kohtume juba järgmisel korral, kui meil on taaskord üks väike unboximine.